kaks kanget seiklevad sel korral Austraalias. Kas sul oli enne sinna minemist mingeid eelarvamusi, mis koha peal muutusid? Jaa, no mulle kõigepealt tundus see, et terve see Austraalia on ainult nii nagu Austraalia inimesed ise oma riigi ja selle mandri kohta ütlevad, kui sa ei saa hukka meres, siis hiljemalt hukkud sa rannas, aga kui jääd isegi rannas ellu, siis hiljemalt keskmaal oled sa lõpuks oma otsa leidnud. Et sellepärast ma lugesin kõikide nende mürgiste loomade kohta, nende putukate, seal on kõige suuremad krokodillid ja mis iganes, kõikide nende asjade kohta lugesin ja loomulikult mul oli hirm ikka naha vahel. Ma katsusin läbi kõik padjad, tekid, linad, kõik selle värginduse ja mida ei olnud mürgiseid madusid, me ei näinud ühtegi krokodilli vabas looduses ja ka putukaid mitte. Tõsi, ühe ikkagi võtsime kaasa sealt kogemata, sest et kui mul oli kohver lahti pakitult või pool lahti pakitult suuretoa põrandal, siis abikaasa õhtul avastas ühe sellise 100-jalgse sealt roomamas, et see vaeseke tuli küll teisel poole maakera ära, aga oma lõpude seal leidis. No väga tore, ma tahtsingi küsida, et kuidas nende mürgiste elukatega seal oli, aga rääkisid juba ära. Aga ma kuulsin ka, et ikkagi üks ämblik hammustas ka sind reisil olles, et kas oli natukene hirm nähas ka või? Tegelikult kui aus olla, ma ei tea isegi, mis asi see oli. See oli mingi selline asi, ta pidi olema. Mis see täpselt oli, ma ei tea, sellepärast, et ma ärkasin selle peale üles, et oli valus. Nii nagu kohe valus. Ja selle peale ärkasin üles. Ja kohe teadsin ju, et mingi asi see peab olema. Piilusin kõik kohad, tõusin püsti, võtsin kõik selle voodi põhimõtteliselt pulkadeks laiali, midagi ei olnud. Aga selline 3-4 päeva peale seda oli see käsi ikkagi nagu kange ja haige ja mis see oli, ei tea, aga igal juhul midagi nii pisikest, et ma seda üles ei leidnud, sest et ma kohe hakkasin ju seda otsima, aga nii kange ja mürgiga ikkagi, et ma olin päris, käsi oli kange, jah. Kas siis tuli viinakompressi peale teha või kuidas sa sellest käevalust üle said? Viinaga Austraalias kaugele aeruta, seal läks õllekompress seesmiselt ja sellepärast, et seal oli nii palav ja kui sa seal teed seda nii-öelda viinakompressi, siis ega seal kaabu all see mõistus hakkab peast ära minema. Nii et selles mõttes, mul oli kogu aeg õllekompress sees, selles mõttes oli see väga hea. Seal ei ole võimalik sul päise päeva ajal paarist õllest jommi jääda, sellepärast, et see aurustub nii kiiresti ära, et kui sa oled lõpetanud selle klaasi õlut, siis põhimõtteliselt 5 minuti pärast on sul samasugune janu juba ja sa lihtsalt leemendad ainult. Nii et selles mõttes on see Austraalia üks maagiline paik. No selge, aga teadupärast Austraalias elab ju väga palju eestlasi ka, kes töötavad, kes elavadki seal. Et kui paljude eestlastega teie seal kokku sattusite? Me sattusime kokku päris paljude eestlastega. Tegelikult oleks võinud veel rohkem eestlastega kokku saada, sellepärast, et meid ikka ju kutsuti igale poole. Et seal farmides, kus nad töötavad ja kohtades, et ikka jutt kuskil levis, et me seal oleme ja siis ikka väga palju meile kirjutati, et tulge ja tulge. Teet isegi suhtles seal mõndadega, aga nad ikkagi need farmid asuvad nii kaugel sellest rannast, kus meie liikusime. Et ütleme 400-500 kilomeetrit, meil lihtsalt ei olnud aega sinna nendele külla minna. Ja nii nagu Teet ütles, enamus inimesi Austraalias asub kaldast umbes 50 kilomeetri kaugusel. Nii et see oleks meile teinud liiga suure ajakao. Et sellepärast me ei külastanud neid. No selge. Aga Teet, kas sul on mõni vahva kohtumine eestlastega meeles? Et ma kuulsin, et lausa sinu langevarju instruktor oli eestlane olnud või mis? See oli fun, et see oli täielik juhus. Et me olime see Cairnsis ja hakkasin minema seda suurt vallrahu vaatama. Ja seal samas selle kassa juures, kus saab osta selle laevapileti vallrahule, saab endale broneerida ja kokku leppida ka langevarju hüppeid, tandemhüppeid, nii nagu neid tehakse. Ja täiesti juhuslikult meie kaameramees Madis märkas silmanurgast tuttavat kuju ja see oli tema koolivend Raplast. Eesti mees, kes on siis ennast Austraalias sisse seadnud, elab juba üle 10 aasta seal ja kogenud professionaalne langevarju instruktor ja see tuli lihtsalt, et okei, et
lahe, et aga tulge siis hüppama ka või noh, Kristjan muidugi. Ja mina ei läinud kuhugi hüppama, aitäh. Ja see on midagi, mida ma samuti oma elus pole kunagi mõelnud, et ma tahaksin väga teha. Tähendab, ma olen mõelnud, et ma mitte kunagi ei tee seda ikka tegelikult. Et ei taha lennukist alla hüpata. Aga kui oli selline... Aga tehtud on. Ja siis ühesõnaga... See on küll vahva lugu, et muidu öeldakse, et küll Eesti on väike, aga maailm on väike. Aga kui te tegite nüüd Austraaliale ikkagi päris korraliku tiiru peale, et kui palju kohalikud üldsegi Eestist teavad ja kas te pidite mingisugust stereotüüpi nagu murdma ka või? Ei, minu arust ei olnud. Üllatavalt paljud teadsid Eestit. Võib-olla sellepärast, et neid eestlasi on seal nii palju. Mina ei olnud ennem üheski, see oli meie 11. reis ja eelnevas 10 riigis ei olnud mina nii paljude eestlastega nii-öelda kontakti saanud, et see on tõesti nagu teine Eesti on seal. Kuidas me nii paljudega, me ei, kontakti ma räägingi. Meil pilevalt võeti ühendust meiega kuskil mingisuguses sotsmeedias, et tulge külla, olge nii ja naa. Ja kõige veidram oli see, et me saime kokku ka ühe tüübiga, kes praegu peaks seal olema, sest ta ütles, ta tuli aastaks. Me kohtusime temaga oma viimasel äralennupäeval ühes suvalises poes, pisikeses hindu juhitud poes ja astus ligi, ütles, et tere, et ma täna tulin ja tulin siia tööle, vaatan, kuhu ma lähen, et ma täpselt veel ei tea, aga ja siis kõndis minema pea sirgelt seljas, seljakott seljas ja läks kuhu, mida ta tegema läks, ma ei tea. Aga selliseid eestlasi on seal küll ja veel ja ma olen aru saanud, et Austraalia inimesed nagu teavad, kes nendel seal ikkagi on ja see oli väga vahva. Nii et kui me teinekord kuskil ütlesime, et me oleme Eestist, siis juba öeldi, Eesti, okei, sa oled seal põhjast siis. Ei, positiivne, inimesed teadsid ikka ja ei pidanud väga midagi sealt. No teie kahe tuuast teed sina ilmselgelt rohkem see ekstreemsuste armastaja ja me nägime siin ekraanilt juba, et langevarjuhüppe ja siis sa olid kuskil seal ookeani sügavustes, et mis, ma küsiks Kristjan sinu käest, et mis sinu jaoks siis kõige see rajum kogemus oli ja siis teed sinult ka? Rajum kogemus? Mina ei tea, terves Austraalia oli üks raju kogemus, sellepärast, et ta on ikkagi väga kaugel. Ja nii suur maa ja kõike seda siis võtta, aga sa ütlesid, et me tegime sellele tiiru peale, me kahjuks ei saanud selle Austraaliale tiiru peale teha, sest et me vaevu suutsime võib-olla haarata, midagi suutsime, aga kui oleks me olnud seal pool aastat, siis me oleks suutnud talle tiiru peale teha. Et selles mõttes see kogemus oli raju igas mõttes, sellepärast, et kui sul ühes ja samas riigis ja ühes ja samas saates on korraga vihmamets, korall, mingisugune meri seal kuskil, korallid, kalad, asjad. Maailma ime, siis mingisugune kõrb, mingi punase mäega on ütleme selline pluss 10-st 12 kraadist 45 kraadini, et see ongi väga ekstreemne, ja ma arvan, et see tuleb välja ka sellest saatest, et ta on väga värviline saade selles mõttes. Aga point on lihtsalt selles, et ma tahan rõhutada, et ega me ju ei lähe ekstreemsusi otsima. Et ega me ei ole mingisugune mingite hullude saade, eks ole. Et selles mõttes hea on ju, kui ekstreemsusi on võimalikult vähe või nii-öelda ohtlikke olukordi või et ega ei taha ju keegi ohtlikke olukordi. Ja mina ka, et mina sealhulgas, et eks ma teen ikka nii-öelda kontrollitult ja turvalisi nagu selliseid aktiivseid elamusi nopin oma ellu, et ega ma midagi hullumeelset ei tee ja pead tulle ei pista. Nii et selles mõttes jah, ma tean, et ajakirjanikud sageli küsivad, et räägi, mis oli kõige hirmutavam kogemus sinu jaoks, eks ole, kas ikka skorpion natuke hammustas ja hea, et ei hammustanud. Nii et ei, niisuguseid ekstreemsusi me ei otsi. Ma küsiks siis niipidi, et televaatajad saavad juba neljapäeval teie seiklustele kaasa elada, aga... Kas see 7? Jah. Minu andmetel neljapäeval 27. Aga ma küsiksin siis niipidi, et mitte, et mis oli kõige kreisim, missugune ekstreemsem kogemus, aga mis oli teie kummagi selline kõige eredam, meeldejäävam hetk reisist? Eredam hetk? Jälle üks lihtne küsimus. Jaa. Katsu leida üks. Mis tuleb esimese asjana meelde? Ausalt öeldes minule tuleb meelde see külalislahkus, mis oli seal Austraalias. See oli minu jaoks hämmastav. Et ükstapuha, mis siis, et ma kohtusin
inimesega kuskil poe nurga peal või baaris või vahet pole. Nad olid väga sõbralikud, kõik nad olid väga sõbralikud. See, et me kaameraga nende nina all seal filmisime, neid filmisime, ei tekitanud nendes nagu seal mingisugust erilist probleemi ja nad ei lasknud ennast üldse sellest häirida. Väga sõbralikud, kõik on selline easy going. Nendest peaks, austraallastelt tuleks mõõtu võtta ja õppida nendelt sellist easy going olemist, sellist väga, väga mõnusat, rahulikku kulgemist, seda nad oskavad. Jah, ei, neid hetki on ikkagi keeruline, või hetki on nii palju, et kahtlemata minu jaoks väga eriline moment oli see, kui ma tegin oma selle langevarjuhüppe. Samamoodi väga eriline oli see, ja ega ma ei saa öelda, et ma olen nagu super naudin seda, kui ma lähen vee alla mingisuguse patuskahviga sees, eks ole, aga ta oli eriline moment, et see jääb eluks ajaks meelde, et samamoodi see, kuidas ma proovisin seal surfamist, eks ole, kajakisõitu, eks ole, sandsurfingut, et need olid sellised aktiivsed tegevused, aga seesama Uluru või siis näiteks Cooper Pidi kaevanduslinn, kus kaevandatakse opaale, et mismoodi see ikkagi täpselt käib ja kuidas inimesed on sinna koobastesse endale kodud rajanud, nii nagu mutid maa all koobastes elavad sisuliselt. Et jah, neid momente oli ikka palju, mis olid väga erilised ja mida mina tegin ja kogesin elus esimest korda. No, et meie vaatajad said ka praegu mitu sellist vihjet, et mille pärast nad kindlasti peaksid ennast telerite ette sättima. Ma viimaks küsiksin selle kohta, et teadupärast suvel tuleb ju Austraalia legendaarne rockbänd AC/DC Eestisse. Et kas kumbki teist on olnud nende suur austaja ka varasemalt ja kas on plaanis ka siis kontserdile kindlasti kohale minna? Ei, ikka austaja, loomulikult, kus sa muidu? Näita, mis sul käes ka on kaameras. Jaa, palun väga. Kingiti. Aitäh. Ja ega selle ma võin endale kõhu peale panna, kui ma sinna kontserdile lähen. Mul on olemas kontserdipilet, loomulikult. Mul on olemas koguni 4 kontserdipiletit, nii et ma võtan oma poisid ja kõik kaadri kaasa. Teedu ka või? Ja Teedu ka, muidugi Teedu ka. Ega siis, kus see Teet pääseb, et ta peab ju ka heast muusikast osa saama, mitte ainult siis nüüd ei ole piletid vist on välja müüdud. Ei, välja müüdud ei ole, need head piletid on välja müüdud. Aga head ju, ma ei taha mingi halba piletit. Tundub, et sa pead Kristjanile endale sappa võtma niimoodi. Siit tulevad need õiged piletid. Jaagup, muideks, sõber Jaagup hankis mulle need piletid. Sõber Jaagup, jah. Ma oleks ise ka ilma nendest jäänud, sellepärast, et see lihtsalt ei töötanud, see interneti lehekülg. Aga näed, tänu Jaagupile on mul piletid olemas.